Täna on nii mõnus päikeseline päev ja sul on siin aias väga lõbusaks läinud. Kes need sul siin praegu silmaelu pakuvad peales? No kõige esimene õitseja on lumekupp, kollane, väga rõõmus. Ja praegu ta ka veel kaunistab aeda. Järgnevad siis muidugi lumikellukesed, märtsikellukesed, väga sellised tuntud aialilled koos sillaga. Aga sellel kevadel rõõmustab mind kõige rohkem kirgas lill. Kirgas lill on tõesti kirgas, ta paistab aia teisest otsast ka välja ja seda ma kavatsen küll palju rohkem aeda tuua. Ja väga tänuväärt lilled on lõokannused. Lõokannuse erinevad sordid, siin särab punased ja roosad ja nendega on üldse hea toimetada kevadel. Kui ta lõpetab õitsemise, siis on mõni päev lehed koltuvad ja ta on läinud. Nagu tulbid ja nartsissivarred jäävad meile koledasti lössutama seal. Siis on täna lahti löönud ka kevadine magun. Hommikul olid nagu väiksed natid muumiorust välja ilmunud, aga praegu nad on juba näitavad oma võit. Ja siis on veel üks väga naljaka nimega lill vullrohi. Täna ta alles pistab nina välja, aga pärast on suur tumelilla laik. Lumeroosidest teavad vist kõik ja nad kaunistavad aeda. Hulk aega, nende õitseaeg on küllaltki pikk. Pooles suvesel märkad, nad on nagu õitsemisel lõpetanud, aga need õied on ikka veel dekoratiivsed. Mida selle peenra korrastamisega nüüd tuleks siis teha, mis nüüd üldiselt tööd on kevadel? Kindlasti väetada, sest minu kogemus näitab, et kui ma jätan ühe aasta vahele väetamisega, siis on õisi ikkagi vähem. Ja praegu me väetame püsiväetisega, mis graanulites puistame peenrale, pärast kraabime mulda sisse ja siis veel ma raputan sinna peale värsket turbamulda. Vanadele rododendronitele kindlasti rohkem, noortele hiljem istutatutele vähem ja kastan. Ja kastan kindlasti tiigiveega nii kaua, kui on tiigis vett ja pärast tuleb seda vett pehmendada karmi kraaniveega, nagu meil siin Maarjamäel on, ei ole õige neid kasta. Eriti tuleb hoiduda külma kraaniveest, mis voolikust tavaliselt tuleb. Kui tihti seda väetamist peaks nüüd kordama hooaja jooksul? Selle väetise puhul ainult 2 korda aastas, kevadel ja sügisel sügisväetist, et ta hästi talvituks. Kui me vaatame nüüd edasi sul lillepeenrasse, et mida sellega kevadel nüüd ette võetakse? Kobestada ja sel kevadel on eriti märgata, kuidas on see lumi sellised suured lohud sisse vajutanud neil aladel, mida sügisel sai nagu istutatud sealt ära või ümber istutatud. Ja lihtsalt raputame väetisega aiamulla segu sinna peale ja tasandame ja muidugi siis alustame lõputut võitlust umbrohuga. Just ma vaatan, et sa siin väga peaaegu armusid ära ühte tööriista. Ja see kitsas kühvlike on universaalne, sest sellega saab kätte nii võilille kui kõiki, millel juured sügaval on, välja kangutada naati edukalt. Ma juba siin rõõmsalt pool veenart tegin puhtaks sellest umbrohust. Siin selles lillemullas, mis sa paned, on kirge väetis sees, aga kuidas selle lillepeena väetamisega peaks nüüd olema? Ühesõnaga, kui on kehv muld, siis võiks ju väetada. Kui on väga rammus aiamuld, siis ei pruugi ja üleväetatud taimed, need ei seisa hästi püsti. Lihtsalt on neide tuvestamisega suured probleemid. Sidusime sulle siia ühe linnupeletuspalli ka juurde sõstrapõhjaste kohale. Et mis selle ülespanek endast kujutas? See peaks hoidma eemale nii sõstardest, maasikatest, kõik röövlinnud. Ja ta peaks ka peletama vareseid, varplasi ja räästaid.
ja aastate kogemus on näidanud, et väga edukalt istanduses kuni 50 meetri kauguselt, kui ta on nähtaval kohal. Mul on aed väike ja minul valvab ta ainult sõstrapõõsaid, mille saagist ma olen juba mitu aastat järjest ilma jäänud. Aga istanduses peaks ta panema 2,5 meetri kõrgusele, et ta oleks nähtaval kaugele. Istandustest tuleb teda aeg-ajalt tõsta ühest kohast teise, et linnud ei harjuks taga ära. Aresed, kajakad, tuvid, rästad, kõik sellised hoiab eemale liikumised. Jah. Seda linnupõletuspalli saab tellida siis nõuandeteabeportaalist aiandus.ee, kus kindlasti peale sellega toodud palju muud asja vaadata. Nii, et nagu siin ümberringi võib kuulda, linnud siutsuvad ja üks olulisemaid asju maheaiapidamises on leida need tublid loomad, linnud, kes neid kahjureid vähendaksid, sest pritsimine hävitab ühtemoodi nii kasulikke kui kahjulikke putukaid tihtipeale. Aga lind näiteks rasvatihane sööb päevas oma kehakaalu võrra putukaid. On küsimus, kuidas need härrased endale aeda või prouvased meelitada ilusti ja selleks on olemas selline tore asi nagu Baltic Fence'i kokku pandav pesakast. Minul läks selle kokku keeramisega siin 5 minutit aega. Komplektis sellises pakendis ta tuleb, selle järgi saab tegelikult teha selle pakendi järgi, siin on šabloon, saab teha uue pesakasti, kui neid järgida siin. Siin sees on kokkupanemisjuhised ja väga lihtsaks ja mugavaks on see tehtud. See on päris kingitus näiteks või siis isad lastega panevad selle pesakasti kokku. Kordan, linnud aias on need kõige usinamad taimekahjurite hävitajad. Näiteks 50-ndatel Hiinas Mao Zedong kuulutas välja sõja 4 närilisele või tähendab kahjurile, kellest üks siis oli ka varblane ja pandi pearaha välja, paari aasta jooksul oli enamik varblastest riigis hävitatud. Ja siis oli paari aastaga olid tullumehed raha eest riigi varblastest puhtaks teinud ja siis tuli välja, et varblased mitte ainult ei söönud vilja, vaid ka hävitasid kahjureid. Ja siis oligi vaja hakata varblasid uuesti importima. Aga kuidas eksportida aiast ikkagi osasid kahjureid, seda hakkame vaatama taimekaitsevahendeid käsitlevas saatelõigus. Nüüd hakkame rääkima minu ühest suurest lemmikust, männiseep. Seda kõlbab kasutada nii taimekaitsevahendina kui ka majapidamises. Ausalt öeldes see on aina 3 keemia, mida mina oma majapidamises kasutan. See on väga pehme ja väga kiiresti lagunev. Aga taimekaitsest rääkides on selleks vaja teha lahus, ütleme 3 detsiliitrit 10 liitrile. Meil on siin 3 liitrine anum, paneme siia 1 detsiliitri ja siis sellega pritsida taimekahjuritega asustatud taimeosi. Lehetäid kindlasti. Õitsemise ajal toome mähkur, liblikavastne, mis teeb ta väga selliseks ökoloogiliselt turvaliseks pritsimisaineks on see, et on väga kiiresti lahustub, sellega on soovitatud isegi kuni 2 korda päevas pritsida. Aga piisab ka sellest, kui üle päeva pritsida. Väga kiiresti lõhustub, samamoodi majapidamisest saab sellega kõiki pindu rahulikult pesta ja kõik lapsed ja loomad võivad seal peal kõndida. Et Soomes mitte, ja ma kordan, ma absoluutselt ei propageeri seda, aga Soomes isegi väidetavalt pestakse männiseebiga otse looduslikes veekogudes. Et kindlasti mitte minna veekogusse oma asju pesema, aga lihtsalt toomaks näiteks, kuivõrd ohutuse tegelikult on ja kiiresti lagunev. Ja siin on meil siis nüüd näha, siin on ilusti lehetäid hakanud vohama ja korraldame neile väikese genotsiidi. Ja seda võib ilusti ka mulla peale pritsida, ei ole mingit küsimust. Pritsimise puhul muidugi see, et meie teeme seda praegu lauspäikese käes, seda ei tohi kindlasti teha kas hommikul või õhtul, et see päike ära ei kõrvetaks teda ja võimalikult väikese nirega ka, et see ei jääks suurte mullidena, vaid see ühtlaselt kaetud ja ei niriseks alla. Võimalikult peenikeseks ja juga reguleerida siit. Nii. Ja siis lihtsalt võtad selle üle, katad ära ja siis kas järgmine päev, ülejärgmine päev korraldad selle uuesti. Kindlasti ka lehealused on väga oluline pritsida ära. Siin muidugi pole suuri lehealused, kuhu pritsida, aga
seal on see põhikoht, kus taimekahjurid tavaliselt elavad, et seda ei tohi unustada. Nii, nüüd on see taim meil pritsitud. Lähme vaatame, kas me leiame siin kedagi veel. Ja kui männist juttu tuli, siis samalt tootjalt Soomest ja sama maaletooja Seldren osaühing toob maale ka tõrva šampooni, mis on jällegi minu üks suurtest lemmikutest just selle lõhna pärast. Muidu ma šampoone üldiselt ei armasta. Siin on meil selline asi nagu tubakatolm, kõlbab nii pinnapealsete kui maasiseste kahjurite tõrjamiseks. Selle lahus tuleb teha niimoodi, et võtta 8 supilusikaid 1 liitrile veele, lasta ta seista seal 24 tundi ja keeta 1 tund või siis lasta seista 48 tundi. Segada väikese seebiga jällegi, et ta paremini haakuks ja siis pritsida taimepealsetele osadele. Nüüd pritsime tubakaga selle taime üle, samamoodi lehetäidega kahjustunud. Jällegi väga oluline, et lehealused saaksid ka pritsitud. Tubakaga saab kasta ka juurekaela ümbrusest, mõjub mulla sees olevatele kahjuritele. Muidugi söögitaimede ja tubakaga on nüüd selline lugu, et iluaias võib tubakat vabalt kasutada, söögitaimede puhul peaks kasutama seda niimoodi, et on väga pikk aeg viljade valmimise ja viimase pritsimise vahel, et see nikotiin jõuaks ära lõhustatud taimes kindlasti. See on üks moment. Siin pritsime mõne 3. tõrjevahendiga. Toote nimi on Neemasaal. Toimeaine on neemipuu ekstrakt, neemipuu õli. Neemipuu kasvab Aasia maades ja ta on selline taim, mida ükski kahjur ei puutu, isegi puit pärast on termiitidele söömiskõlbmatu. Miks me räägime temast? Väga hea orgaaniline puhas tõrjevahend, ainuke, mida mahekasvatuses lubatakse. Mis teda teeb selleks on jällegi see, et ta väga kiiresti laguneb keskkonnas ja seetõttu peab seda ka võib-olla natuke tihemini pritsima, aga samas tegu ei ole mürgiga, tegu on väga loomuliku ainega. Muidugi jällegi enne pritsimist tasuks vaadata, anda aega kahjurite populatsioonil paljuneda, siis tulevad ka need hävitajad kohale. Ja alles siis viimase asjana hakata pritsima, kuna pritsimine hävitab ühtemoodi kasulikke lepatriinused ja nii edasi. Aga neemipuu ekstraktist on siis see Neemasaal toode tehtud. Neemipuuga on veel selline huvitav asi näiteks, et kui keegi läheb Aasia maadesse ja ei taha ennast vaktsineerida, siis on võimalik niimoodi, et sööb 2 nädalat neemipuu lehti ja selle peale see verekokteil muutub selliseks, et ükski moskiito ega muu olene ei tule ligi inimest hammustama. Et selline asi on meil neemipuu ja praegu laseme me siis selle neemipuuga need taimed siin üle ja vaatame. Ja jällegi tuleks korrata seda pritsimist ikkagi, et ta oleks võimalikult efektiivne ja samamoodi vaadata, et saad jällegi lehealused pritsitud. Ja seda võib ilusti ka mulla peale minna ja mõjub ka mulla sees olevatele kahjuritele. Jällegi suhteliselt laia spektri ja toimega tõrjevahend. Teine asi, mis meil siin näidata on bioplant. See on Eesti toode, Eesti toorainest, rapsiõli ja seebikivi põhimõtteliselt. Sellelt on 2 varianti, on selline valmis lahussegu, prits on otsas, sellega saab pritsida toataimi. Sellest on olemas ka kontsentraat. Sellega saab nüüd väga suure pindala juba ära katta. Nüüd aga kaeme ARS betooni igikestvaid pärandatavaid aiapotte. Kaua see koonika sul siin selles vaasis on olnud? Ligi 7 aastat, aga see vaas on tunduvalt vanem. Ta on ligi 10 aastat olnud mul kogu aeg õues. Ja taga ei ole mingisuguseid kahjustusi. Ja muld on sees olnud kogu aeg? Jah, mullaga. Paisub ja talvel, eks ju? Jah. Ja siin on mul neid mitu, kus on sees harilik kuusk ajutiselt pandud jäänud 7 aastaks. Siis on mul üks väga ilus männike ja liigid, mis taluvad niimoodi talvitumist terrassidel, vaasides, sellistes betoonvaasides on kindlasti harilik kuusk, tema sordid, mägimänd, kõik kadakad ja ka Kanada
kuusekoonikad. Kui ma ta istutasin sinna korraks ajutiselt, nii on ta jäänud ja selle talve on ta eriti hästi talvitunud võrreldes teiste okaspuudega, mis lume käest väga räsida said. Millised taimid oli teie aias räsis? Dendroloogia selts kutsub üles saatma infot oma talvekahjustuste kohta. Meil oli hiljuti Tartus kevadseminar ja seal selgus palju huvitavaid seikasi, et kitsed ja jänesed söövad erinevaid õunapuu, viljapuu sorte. Erinevalt, kellele meeldib suislepp, kellele mitte. Ja siis oleks huvitav teada, kuidas teie aias need kiskjad aianduses käitusid, mida nad kahjustasid ja teie mõtteid, kuidas saaks seda vältida ja üldse neid taimi kaitsta järgmiste taoliste talvede eest. Parima kirja valib välja Dendroloogia selts ja auhinnaks annab Nurgapuu kool 300 € eest oma taimi. Seal on väga huvitav sortiment, nii et pingutage kirjutamisega. See aadress, kuhu kirjutada, on siis aed@kodusaade.ee. Tähtaeg on 15. maini. Kirjutage meile siis, milliseid sorte teie aias talvekahjustused ja kahjurid eelistasid.